vaba tarkvara tagab selle, et sa saad oma tarkvara kasutada nii, nagu sina tahad. Nii kaua, nagu sina tahad. Nojah, see on litsentside küsimus, et tasulise tarkvara või siis mittevaba tarkvara litsentsid tavaliselt on see oluliselt piirava. Vaba tarkvara ei ole hetkel nii populaarne, kui ta võiks olla, sellepärast, et haridussüsteem kasutab valdavalt nende jaoks tasuta, mitte tasuta, vaid nende jaoks tasuta või siis väga odavalt saadud, tegelikult suletud tarkvara. Et suured kompaniid annavad mitte heategevuse eesmärgil, vaid tulevase kliendibaasi tagamiseks haridusasutustele kas väga odava hinnaga või tasuta tarkvara. Nii operatsioonisüsteeme kui kontoriprogramme, kui joonistusprogramme, kui joonestusprogramme, kui mis iganes programme üldse on. Antakse haridusasutustele väga odavalt või tasuta selleks, et tagada, et need väikesed inimesed kasvavad üles neid kinniseid tarkvara kasutades. Ja see on Eestis väga edukalt toiminud. Ja see on põhiline põhjus, miks vaba tarkvara ei ole levinud, kuigi ta on olemas juba päris tükk aega. Inimese alusharidus, tema põhiharidus peaks antama eelkõige demokraatlikult, see tähendab siis vaba tarkvaraga. Ja inimesel on valik kasutada suletud tarkvara, kui see talle meeldib. Aga kõigile antakse võrdsetel alustel tasuta haridus tasuta tarkvaraga, mis on muuhulgas ka demokraatlik, mis ei ole lihtsalt nagu peibutuseks tasuta. Sellega ei kaasne sul kohustusi. Keegi isik ei saa sellest raha, et sa õppeid joonistama just nimelt mingi konkreetse programmiga. Vaba tarkvara puhul on see välistatud. Eesti, meie armas tiiger, on selles valdkonnas kahjuks piinlikult maha jäänud. Et me nüüd küll parandame oma positsiooni, et on viimase paari aasta jooksul siin toimunud päris positiivseid asju. Nii riigi tasandil kui individuaalsemal tasandil ja haridusfääris ka. Aga siiski me oleme selles valdkonnas tagapool teistest. Et meil on potentsiaal olla oluliselt eespool, siis kui me lihtsalt natukene kollektiivselt sellele mõtleksime ja sellega tegeleksime. See ei ole veel väga levinud ja selle tõttu, et ta ei ole väga levinud, siis on aeg-ajalt mõningaid asju raske sellega teha. Mitte, et see tarkvara ise oleks vigane või puudulik tingimata või et sellega olekski võimatu põhimõtteliselt mingisuguseid asju teha. Asi ei ole selles, vaid lihtsalt see tarkvara on vähemalt Eestis veel vähe levinud. See ongi minu meelest üks asi, mis ütleme siis tasulist ja tasuta või ka vaba ja mittevaba tarkvara sageli nagu eristab, et mittevaba ja enamasti tasuline tarkvara peab ennast müüma. Selline tarkvara, mis tahab nagu tõsi laiemalt levida ja olla rohkem kui ainult selle arendaja enda hobiprojekt. See tarkvara tahes tahtmata peab ta vastu tulema ka kasutajate huvidele. Seal ei ole, selles mõttes need kaks asja ei erin. Vaba tarkvara puhul loomulikult selleks, et seda nagu levitada, on ka sama asi vajalik, aga see ei ole nii, ütleme, tähtis. Arendajad võivad, need, kes tarkvara välja töötavad, võivad rohkem nagu ka enda tujusid ja maitsed nagu seal lasta välja paista. Turvalisus läbi avatuse on üks äärmus ja turvalisus läbi salastatuse ja varjatuse on teine äärmus. Minu arust eestlased tulid rõõmuga ära ühest režiimist, mis põhines sellel salastatusel ja varjatusel. Et minu arust filosoofia, et turvalisus põhineb sellel, et kood on nii läbi vaadatud ja kõigil on võimalik seda koodi läbi vaadata, et need vead leitakse enne, kui see muutub kriitiliseks. Minu arust see süsteem on õigem kui see, et vigu lihtsalt varjatakse ja nende vigade parandamiseks ei võeta ette pooltki nii palju kui avatud süsteemis.
Väga paljud ei tea tegelikult, et Mozilla Firefox on vaba tarkvara. Samas see on nende lemmik brauser. See on brauser, eks ole, mis praktiliselt tõi meile kaartide kasutamise, et sa saad ühes aknas hoida lahti rohkem kui ühe lehekülje. Ja kindlasti ka OpenOffice, et nüüd Mozilla Firefoxi muidugi kasutatakse rohkem kui OpenOffice'it. Ja neid mõlemaid kasutatakse väga edukalt ju Windowsi arvutites. Kõige rohkem vaba tarkvara igapäevaseid kasutajaid ongi tegelikult Windowsi platvormi inimesed, kes kasutavad Mozilla Firefoxi ja OpenOffice'it. Skype'i andmebaasisüsteemid näiteks, mis on ühed suuremad maailmas, põhinevad 100% vabal tarkvaral. Ja Skype ise arendab, Skype'i insenerid arendavad tegelikult selle andmebaasiserveri, mille nimeks on siis PostgreSQL, replikatsioonilahendusi. Ühesõnaga, nad arendavad seda vaba tarkvara ökosüsteemi, sellepärast, et Skype'il on see tervikuna kasulik, nad saavad selle tuuma kätte, nad saavad hea andmebaasi serveri vaba tarkvarana. Siis nad teevad sinna juurde sellist spetsiifilist asja, mida neil vaja on. Windowsi ja Linuxi kõrval kasutatavuselt suurim on BSD perekonnast pärit Mac OS X. Maci opsüsteemi arendus põhineb vabal tarkvaral, aga avatud ta ei ole kahjuks. Apple on Microsoftist veel kinnisem firma. Ta teeb küll mõningaid asju paremini ja ta arendab ka vaba tarkvara projekte, aga samas nagu seda tuumikarendust ta teeb ikka kõik absoluutselt kinniselt. On üksikud osad, mis on nagu, mida ta ei tee päris üksi, mida ta teeb koostöös mingite organisatsioonide või asjadega. Näiteks Safari arendamisel see ei ole puhas nende asi, see on ka kaasatud ka teisi, aga ta ei ole selles mõttes vaba, et iga üks saaks nagu sinna sellele ligi. Ta on kindlad koostööpartnerid ja võib-olla on see ka õige, sest ta on nagu valinud enda koostööpartneriks isikud, kes sertifitseeritult teavad, mida nad teevad. Nüüd Sunny äraostmisega Oracle'i poolt tekkisid paljud muutused nendes tarkvara arendusstrateegiates ja paljude arvates tagurlikud muutused. Pikemas perspektiivis võib lihtsalt juhtuda niimoodi, et see kommuuniprojekt, mis nüüd selle Oracle'i väga omakasupüüdliku käitumise tõttu tekkis. Ubuntu on juba öelnud, et järgmise kevadises või selle kevadises versioonis, mis peaks välja tulema aprilli lõpus, kõigi eelduste kohaselt on OpenOffice'i asemel juba see kogukonna arendatav LibreOffice. Ka Eestis on esimesed sammud LibreOffice'i arendamiseks ette võetud. Hetkel minu teada on seda tõlkimist veab Mihkel Tõnnov. Ei, Internet Explorer ei ole vaba tarkvara. Internet Explorer on vaba vara nüüd hetkel kehtivate definitsioonide järgi. Et tegelikult on siis Internet Explorer tasuta tarkvara, aga ta ei ole vaba. Tema lähtekoodi ei ole kuskilt saada. Selle levitamise osas väga suuri piiranguid nüüd ei ole. See on selles mõttes erandlik Microsofti toodete puhul või erandlik